Lõpetage volikogus joomine. Minu ei ole Anvar Sammas. Ja meie plaan on nüüd minna Johhaidi Euroopasse. Venemaa alustas täna varahommikul sõda Ukrainas. Ma ei kommenteeri. Kõige ehtsam luppe. Rahvusringhääling kahjustab Eestile mainet. Meediapalat. Meil on külas meedia kirjaoskuse ja sotsiaalmeedia entusiast, nagu sa ise ütled, Tartu Ülikooli lektor, Balti infohäirete sekkekeskuse spetsialist, endine meediaklubi projekti koordinaator ja siis endine üti tudeng Gretel Johanson. Tere! Tere! Jaanuaris sai sinust esimene inimene Baltikumis, keda Rahvusvaheline kirjaoskuse assotsiatsioon lisas noorte meediapädevuse edendajate nimekirja seoses meediaklubi projektiga, et te korraldasite 300 meediateemalist töötuba 6000 lapsele ja noorele üle Eesti, et kuidas üldse lastele ja noortele meediapädevusi õpetada, mida te teile õpetate? Väga lai küsimus, sest et oleneb nüüd just sellest, et kas me räägime lastest või me räägime noortest. Just selles küsimuses, et kuidas neile midagi õpetada ja mida neile üldse õpetada, on ju. Aga ja, meil oli meediaklubis oli 2 sihtrühma, olid 5-10-aastased lapsed ja siis olid 11-16-aastased noored. Lastele taaskord oleneb ka seal sihtrühmast, et jagunevad ka nemad 5-7-aastaseks, 8-10-aastasteks, on ju. Tähendab, jaguneda nad võivad mitut moodi. Aga meil jagunesid umbes niimoodi ja kõige nooremale earühmale algab kõik sellest, et umbes mis on turvaline parool üldse, mis on digitaalne jalajälg. Kõik sellised baas teadmised, mis YouTube Shortsis toimub ja nii edasi. Aga kui sa 5-aastasele ütled, et vaata ülema digitaalne jalajälg, ega ta sellest ju aru ei saa, et millised meetmeid sa kasutad nii-öelda, et nende nii-öelda sellele noorele, hästi noorele vanusegrupile jõuda nendeni? See on ka väga hea point, sellepärast, et tõesti, ega sa ei vaata 5-aastasele otsa ja ütle, et räägime nüüd digitaalsest jalajäljest, vaid tegelikult minu kolleeg Inger Klesment on see, kes laste meediapädevusega tegeleb ja tema meetod just digitaalse jalajälje juures näiteks on see, et tal on 2 jalanõud, üks on lapse oma, üks on täiskasvanu mehe oma ja siis lapsed saavad ise nii-öelda mõelda ja juurelda selle üle, et kumb jalajälg on suurem, kui me räägime lihtsalt sellest, et üks on lapse jalanõu, teine on täiskasvanud inimese jalanõu. Ja siis läheb jutt siis niimoodi loomulikul teel üle sellele, et aga näiteks internetis võib just selle täiskasvanud inimese jalajälg olla palju väiksem kui lapse jalajälg, sest võib-olla lapsest on lapsevanem pilte postitanud või on vanaema pannud Facebooki seina täiesti pilte täis sellest lapsest niimoodi, et see laps ilmselgelt ise ei tea, aga vanaema on postitanud ja nii on selle lapse jalajälg tegelikult suurem, kuigi päriselus me vaatame, et jalanõu on palju väiksem ja inimene ise on palju väiksem. Et sellised väga praktilised ja lihtsad näited, et kuidagi kõrvutada tihtipeale ka päriseluga, et lapsel oleks natuke kergem aru saada, millest jutt üldse käib. See on päris suur trend tegelikult ju, et lapsevanem paneb lapsest sotsiaalmeediasse pilte üles. Ma ise näen seda oma feedil pidevalt, et kas te lastevanematega ka sellel teemal räägite. Sellepärast, kui lapsele öelda, et näed, su vanem paneb sinu sotsiaalmeediasse pilte üles, et kui suur mõju sellel on, kui pigem rääkida lapsevanemaga, milline mõju see lapsel on tegelikult? Ja ikka räägime lapsevanematega ka sellest teemast ja üldiselt lihtsalt sellest, kuidas internet on ikkagi püsiv asi selles mõttes, et kui sa postitad sinna oma lapsest pilte või teistest inimestest pilte, siis need seal ringlevad ja lapselt me ikkagi tihtipeale ei saa küsida nõusolekut. Me saame küsida nõusolekut, aga lapsel ei ole ju taustateadmisi sellest, mida see nõusolek tegelikult tähendab. Ja see muidugi laieneb ka sinna sisuloojate maailma ja sellesse, kuidas nemad oma lapsi postitavad ja selle pealt raha teenivad, on ju. Aga see ei ole praegune teema. Aga jah, lapsevanematega räägime muidugi ka nendest teemadest. No üks asi on see, mida me ise või lapsed sotsiaalmeediasse postitavad ja milline on nende see jälg, aga kas te sellest ka räägite, et kuidas infot saada ja millised infokanalid on võib-olla kõige paremad? Muidugi, jaa. Muidugi siin on see koht jällegi, kus peab
arutlema selle üle, mis sihtrühmast me nüüd räägime. Et 5–10-aastastele ja kaudselt tuleb see teema sisse. Me räägime ikka sellest, et igaüks võib YouTube'i umbes video postitada ja see ei tähenda, et see on fakti kontrollitud, on ju. Mitte sellise sõnastusega, sest fakti kontrollitud ei ole ka just sõna, mida 5–10-aastased kasutavad. Aga nüüd sinna 11–16-aastaste poole vaadates ja no eriti just põhikooli lõpp ja tegelikult ka gümnaasium, kui meediaklubist nüüd väljapoole minna, siis neile me räägime ja vägagi keskendume sellele, et info allikakriitilisus ja üldse kust just nimelt infot saada ja kuidas kureerida seda, millist infot me oma infovoogudes saame, sest tänapäevaks me kõik ju teame siin, et algoritmiline infoväli meil on, algoritmid suuresti seda määravad, mida me tarbime, mida me näeme, kuuleme, millist infot me saame, ehk siis jällegi minna ka sinna tasandile, et lihtsalt aru saada, kuidas info meieni jõuab ja miks just selline info meieni jõuab. Aga kui teadlikud lapsed ja noored üldse sellel teemal on, et vajavad nad üldse väga sellist suurt juhendamist või võib-olla on neil nagu selline põhi-know-how endal olemas, et vajab lihtsalt suunamist? Sündinud ju nutitelefon käes tegelikult. No siin me lähme sinna digitaalse pärismaalase sfääri, kus arvatakse jah, et noored on sündinud nutitelefon käes, küll nad kõike oskavad, küll nad kõike teavad, ei ole seda meediaharidust neile nii väga üldse vajagi. No nii see päris ei ole, see tähendab, et ikkagi uuringutest tuleb välja, et noored on tihti haavatav grupp, näiteks mina ise olen uurinud vandenõuteooriaid oma bakalaureuse töö käigus ja vandenõuteooriate suhtes on noored üks haavatavamaid gruppe, seda ka psühholoogilistel põhjustel. Aga võib-olla sellest räägime hiljem. Küll aga ma tahaks öelda ka seda, et ma ei keskendu ise oma töös noortele kui sihtrühmale sellepärast, et nad oleksid nii-öelda kõige haavatavam grupp või et me peame ainult noorte pärast muretsema. See ei ole ka see. Põhjus on lihtsalt sellest, et ma ise olen noor, ma olen ise oma kogemustest õppinud ja näinud, kuidas mina näiteks põhikoolis gümnaasiumis ei saanud mingit meediaharidust, et see on see põhjus, miks ma keskendun. Vajasin seda täpsustust lihtsalt sellepärast, et parem karta infolünku, kui pärast kahetseda valesid tõlgendusi, on ju. Aga noored on teadlikud. Me ise oleme ka siin kõik samas vanuserühmas, me teame, mis sotsiaalmeedias toimub ja me tihti oleme rohkem digipädevad kui meediapädevad. Me oskame sotsiaalmeediast erinevad funktsioonid üles leida, me oskame jagada seal oma pilte, sisu. Me teame, kuidas kõige paremini algoritmidele meeldida oma postitustega, oma tekstidega, mida iganes. Me teame selliseid asju. Aga mis on puudulik ja ma ilmselt ei üldista seda üleüldiselt Eesti noortele kui kõigile, aga mis võib olla tihti puudulik on just see meediapädevuse pool, ehk siis kuidas kriitiliselt allikaid hinnata, kuidas oma algoritmi kureerida, et infovoog oleks endale kasulik ja kuidas kontrollida infot ja nii edasi, et need on need puudulikud kohad, kus noored kindlasti vajavad ja väärivad seda tuge. Eelmisel õppeaastal sa selle bakalaureuse kirjutasid, milliseid vandenõuteooriaid sa märkasid levimas sotsiaalmeedias? Ja mul oli siis ankeetküsitlus, kuhu vastasid üle 15-aastased TikToki kasutajad Eestist ja nad ise kirjeldasid seal siis vandenõuteooriaid, mida nad on TikTokis näinud. Peab mainima, et tihtipeale olid need vastused tegelikult terminoloogiliselt mitte vandenõuteooriad, vaid need olid lihtsalt sellised rohkem nagu skandaali kirjeldused näiteks või selline popkultuur, meelelahutus, räägiti kuulsustest, kes on kellega koos, kellel on parukas, mitte päris juuksed, sellised asjad. Vandenõuteooriad terminoloogiliselt peaksid sisaldama endas siis mingit salajast gruppi, kes omakasupüüdlikult kuskil salaja tegutseb, meie nende tegevustest täpselt ei tea, nad on kurjad, meil on kannatajad, meil on siis need pahalased, ehk siis selline väga mustvalge vastandamine peaks olema vandenõuteooriates, mis nendes eelkirjeldatutes neid asju ei eksisteeri, on ju. Aga kui rääkida päriselt nüüd nendest terminoloogilistest vandenõuteooriatest, mis sealt bakalaureuse tööst välja tulid, siis väga palju oli ikkagi valitsusega ja poliitikaga seotud vandenõuteooriaid. Kui näiteks rääkida Eesti kontekstist, siis
tol ajal vähem kui aasta tagasi, oli üsna aktuaalne teema siis eestikeelsele haridusele ikkagi üleminek ja siis üks vandenõuteooria rääkis sellest, tähendab üks siis vastaja kirjeldas seda, kuidas ta on TikTokis näinud vandenõuteooriat, kus räägitakse, et Kaja Kallas taotluslikult siis viis läbi venekeelse elanikkonna genotsiidi Eestis sellega, et mindi üle eestikeelsele haridusele. Et see on lihtsalt üks näide, aga neid seoses kliimapoliitikaga kõigega oli ka seal erinevaid vandenõuteooriate kirjeldusi. No nüüd viimaste nädalatega on maailm väga palju muutunud infovallas, võiks öelda. Et kui palju sa praegu enda ümber neid vandenõuteooriaid või sellist valeinformatsiooni levikut märkad? No palju ikka, aga peab mainima jällegi, et ei ole see ainult viimaste nädalate teema. Ja seda ka USA ja Trumpi ja kõige selle kontekstis, sellepärast et juba siis, kui Musk ostis Twitteri, endise Twitteri, nüüd siis X-i enda valdustesse, siis juba hakkas pihta selline tolle konteksti sage ja tihe valeinfo levik, sellepärast et nüüdseks on juba täitsa kindlaks tehtud, et X-is levivad teatud vaated palju paremini, Muski ennast heas valguses näitavad postitused levivad väga palju paremini kui teised postitused, neid ikka võimendatakse seal algoritmide poolt. Skämmid, küberpettused, kõik sellised asjad levivad seal platvormil üsna hästi, see on viljakas pind nende jaoks, sest et see on loodud selleks, et see oleks viljakas pind selliste pettuste ja valeinfo jaoks. Ehk siis selline võib öelda, et süsteemne ja strateegiline protsess on juba pikemalt käinud kui viimased nädalad, aga nüüdseks tõesti sellist valedel väidetel põhinevat sisu ja infot levib ikkagi üsna palju, mis on ka loogiline, sellepärast et sellistes infoküllastes, ajamomentides, ajahetkedes ongi tavaliselt niimoodi, et kuna inimesed otsivad vastuseid oma küsimustele, mis on väga keerulised küsimused tavaliselt, nad otsivad kedagi, keda süüdistada ka selles, et nad on info ülekülluses ja et neil on tihtipeale paanika või vähemalt hirm kas enda või enda lähedaste pärast või enda kodumaa pärast või üldse enda piirkonna pärast, siis otsitakse vastuseid, kiireid vastuseid, mida tegelikult sellise segasel ajal, kriiside ajal ei ole tegelikult anda. Me ei saa kriiside ajal tihtipeale öelda, kes on süüdi, miks see toimub, sest et kõik need protsessid on nii palju kompleksemad, need võtavad aega, aga siis hakkabki valeinfo ja vandenõuteooriad hakkavad palju jõudsamalt levima, sellepärast et just need pakuvadki neid lihtsaid vastuseid nii-öelda, ütlevad, kes on süüdi. Jällegi lähme tagasi sinna mustvalge nii-öelda maailmapildi loomise juurde, vandenõuteooriate juures, kus keegi on süüdi selles, miks meie kannatame. Keegi on see salajane grupp, kes omakasupüüdlikult tegeleb. Ehk siis sellepärast hakkavadki tihtipeale vandenõuteooriad, valeinfol põhinevad valeinfo hakkab rohkem levima just siis kriiside ja selliste segaste aegade vältel. No selle valeinfo leviku kontekstis ja vandenõuteooriate leviku kontekstis on ju väga oluline roll ja nüüd eriti just ajakirjandusele, kes peaks ka vaatama asju on ju faktipõhiselt ja lükkama siis valeinfot ümber. Et kuidas sinu hinnangul on näiteks just Eesti ajakirjandus saanud hakkama valeinfo ja vandenõuteooriate ümberlükkamisega ja inimestele nii-öelda neutraalselt ja objektiivselt selgitama, et kuidas asjad on või vähemasti tegelikult peaksid olema või muud taolist? Eesti ajakirjanikud on väga tublid ja siin, muidugi me oleme subjektiivsed ka siin, sellepärast et me oleme ise ka õppinud koos Eesti ajakirjanikega ja ise olnud Eesti ajakirjanikud. Ehk siis ma leian, et just kui vaadata vandenõuteooriaid, sellepärast et taaskord ma olen sellele teemale keskendunud ja otsinud iga päev vandenõuteooria kui märksõna Eesti ajakirjandusest, sest et bakalaureusetöö vajas tegemist, on ju. Ja siis ma nägin küll, et reageeriti väga kiirelt sellele, kui näiteks TikTokis levisid vandenõuteooriad. Eelmisel aastal oli ajuloputus, oli näiteks suur teema, selline sotsiaalmeedia liikumine või siis kasutaja, mis levitab senimaani vandenõuteooriaid erinevatel teemadel.
ka poliitika teemal näiteks. Ja see võeti kohe ette ja sellest räägiti ja ka praegu siis Kremli narratiive levitavad vandenõuteooriad, mis siin Eestis levivad, need võeti ka ette ja kirjeldati lahti, kuidas need protsessid käivad. See on muidugi ka kriitika laviini alla sattunud nende inimeste poolt, kes võib-olla ei nõustu sellega, mida öeldakse, kuigi tegemist on objektiivse ja faktipõhise artikliga, nagu ajakirjanduses peab olema. Ehk siis Eesti ajakirjanikud on hästi toime tulnud, hakkama saanud, kui ma ütlen seda väga subjektiivselt taaskord. Muidugi on meil ka juhtumeid, kus näiteks arvamuslugusid kirjutatakse niimoodi, et võib-olla täis konteksti ei mõisteta ja see võib viia uute probleemideni, kuna me elame sellisel ajal ja oleme pikalt elanud sellisel ajal, kus inimesed loevad uudiseid sotsiaalmeediast ja loevad tihti ainult pealkirju ja kui pealkiri on eksitav, siis see on suur probleem ja see võib lahvatada uusi paanikahooge nii-öelda siis ühiskonnas, et jah, kui rääkida näiteks sellest, et kuivõrd tugeva juhtrolli või positsiooni on võtnud Euroopa Ukraina aitamises pärast USA tagasitõmbamist siis relvalisest abist, siis jah, kui arvamusartikli pealkiri juba ütleb, et Euroopa Liit on nõrk ja ei tee midagi, siis on mure, sellepärast et inimesed loevad seda pealkirja, võib-olla tekib mõnes hirm, võib-olla tekib mõnes viha ja see on mure ka sellepärast, et ma räägin nüüd väga pikalt, aga siit saab minna ka selle juurde, et mis on kõige pikem sõjavorm, mis on käinud, on infosõda, sellepärast et võideldakse ikkagi meie väärtuste ja arvamuste muutmise nimel. Ehk siis tahetakse, et me arvaksime nii, nagu on kellelegi kasulik. Ja kust poolt on tõhusam ühiskonda nõrgestada? Kas niimoodi, et ühiskond on väljaspoolt vihatud või ühiskond on seespoolt vihatud? Ilmselgelt seespoolt. Kui ühiskond on seespoolt üksteise vastu, siis on meil kehvad lood. Ja inimesi on palju lihtsam mõjutada, sellepärast et ühiskonna sees endas on keegi, kes teeb neile halba. Ja kõik arvavad, et see halb agent on keegi teine. Ja nii tekib väga palju müra ja segadust ja paanikat. Ja nüüd minnes tagasi siis selle juurde, et kui ajakirjandus, koht, kust peaksime saama objektiivset ja faktipõhist infot, kui jagatakse ka arvamusartiklit, mille pealkiri võib olla eksitav, siis just see nõrgestamise koht ühiskonna sees võib olla aktuaalne teema, millele keskenduda, sest et seda hirmu see tekitab ja tekitab ka küsimusi, et keda usaldada, keda mitte usaldada. Aga kellest selle meediaklubi raames ju noortega rääkisid ka, et kui palju üldse noored ajakirjandust tarbivad? Kas nad üldse tarbivad või on kõik nii-öelda sotsiaalmeediapõhine? Ikka tarbitakse, selles mõttes, et oleneb kusjuures ka piirkonnast näiteks, et kus rohkem tarbitakse, kus vähem. Oleneb koolist, oleneb sellest, kuivõrd palju on noorel kui indiviidil huvi ajakirjanduse vastu. See on väga individuaalne ja ma arvan, et siin ei saagi üldistada niimoodi, et noored, muidugi meil on statistika, mis näitab, kui palju meil on noori lugejaid ajakirjanduses, aga siiski, kui vaadata nüüd minu enda kogemusest ja sellest, mida ma kuulsin noortelt, siis nad ikka loevad, aga vahel võib juhtuda lihtsalt seda ka, et selline allika hindamine ja see, millist väljaannet loetakse, on vahepeal puudulik, sest et kui me välismaa kontekstis räägime, siis mõni väljaanne on ikkagi poliitiliselt kallutatud ja mõne all ma ütlen päris paljud, siis seda ei osata hinnata alati. Sest et Eestis on need struktuurid, igas riigis on need struktuurid erisugused, ja ei saagi oodata, et 15-aastane seda kõike teab ja tunneb. Ja teisest küljest ka see, et noored ei pruugi alati märgata, et kas tegemist on arvamusartikliga, kas tegemist on uudisega, kas tegemist on persoonilooga, et selliste ajakirjanduslike žanrite
märkamine, mitte ainult äratundmine, aga just märkamine, sest märge on juures tegelikult, aga iga noor ei lähe seda otsima ja siis võib võttagi arvamusartiklist saadud info nii-öelda tõe pähe ja jah, seda siis võtta kui uudis sisu, kuigi tegemist ei ole sellega. No me rääkisime sellest ajakirjanduslike allikate hindamisest, aga just siin viimastel nädalatel minu sotsiaalmeedia feed, ma ei tea, kuidas teil, aga on täitunud ka igasuguste tehisintellektiga tehtud piltide ja videotega, näiteks sealt samast Trumpi ja Zelenski kohtumiselt, et tehisintellektiga oli siis näiteks tehtud videoid, kus siis peale seda, kui Trump hurjutas Zelenskit, siis Zelenski sõitis lõuga talle. Kuidas nagu noortele selgitada seda, et kuigi see video võib tunduda väga lahe ja selles mõttes on emotsioon ja see võib olla nali, et siis tegelikult ju see nali ja selle naljana jagamine lõpuks ka ju kinnistub kuskile sinu teadvusesse, et kuidas siis nagu tõsta need ajakirjanduslikud allikad nagu kõrgemale selle info väärtuse mõttes? Ja see on hea küsimus, sellepärast et ma tunnen, et ühest küljest, ja mida sa oma küsimuses muidugi ei viidanud isegi sellele, aga see, et noored tegelikult saavad väga hästi aru, mis on tehisintellektiga loodud ja mis ei ole. No selle tasemeni, kui me saame aru pildile või videole peale vaadates, et see on kindlasti AI tehtud, siis noored saavad sellest aru, pigem on just vanemad generatsioonid on need, kellele neid teadmisi oleks võib-olla vaja edasi anda, mitte võib-olla, vaid kindlasti. Ma arvan, et noorte puhul ja see, et me jagame naljaga ju ise ka tihti tegelikult väärinfot või oleme vähemalt seda enda elus korra teinud, siis millele olen mina keskendunud ja mida mina olen rõhutanud oma töötubades ja loengutes, on see, et esiteks me ei pea fakti kontrollima kõike, nagu see on absurdne ja niimoodi me lõpuks ei fakti kontrolli mitte midagi, sellepärast et ma ei tea, mina olen juba kurnatud sellest ideest, et ma peaksin kõike hakkama fakti kontrollima sotsiaalmeedias. Ja see on okei, kui sa vaatadki mingit meemi või mingit tehisintellektiga tehtud videot, pilti ja sa leiad, et see on naljakas ja sa jagad seda kellelegi. Aga siin ongi olulisel kohal see teadlikkus, ehk siis tõenäoliselt kõik, millest ma olen juba seal töötoas või loengus või kus iganes rääkinud või mida nad on varem kuulnud meediapädevusest või üldse meediateadlikkusest, kõik see tuleb nüüd arvesse võtta. Sa tead, et see on tehisintellektiga loodud. Sa tead, et sina jagad seda lihtsalt sellepärast, et see on naljakas sinu jaoks. Pane see märge kuhugi juurde või kui sa jagad seda oma sõbraga, siis ole kindel, et su sõber teadvustab seda samamoodi. Tema teab ka, et see on tehisintellektiga loodud, ta teab, mis on sinu motiiv selle videopildi, mille iganes jagamisel. Ehk siis just see, et kui sa tarbid selliseid asju teadlikult, samamoodi ka vandenõuteooriate tarbimine on väga halb sõna tegelikult, aga vandenõuteoreetilise sisu vaatamine. Kui sa teed seda teadlikult, sa tead, et see on vandenõuteooria, see on lihtsalt meelelahutuslik tegevus sinu jaoks, siis selles ei ole midagi halba, lihtsalt tea, et edasi jagades sul peab see märge seal olema juures, sest kõik ei pruugi olla teadlikud, kes see auditoorium see lõpuks on, kellele seda jagad. Ja teiseks, jah, see on lihtsalt märge, mida teha ja just see enda meediapädevuse ja teadlikkuse pool on see oluline siin. Jah, tehisintellekt on ju nii tohutu kiire arenguga, et kui praegu veel noored saavad aru, et mis on tehisintellektiga loodud ja mis mitte, me ei tea, mis seis on ju aasta pärast näiteks. Aga ma ei tea, kui palju sina tead, aga mis seis on meil praegu põhikoolihariduses ja gümnaasiumihariduses seoses meediapädevuste õpetamisega? Kas meie noortele ja lastele koolis päriselt ka õpetatakse, milline on nii-öelda usaldusväärne allikas, milline mitte, mida lugeda, mida võib-olla mitte lugeda, mis on nii-öelda valeinfo levikuks mõeldud sisu ja kuidas seda ära tunda, et kas meil koolides päriselt ka õpetatakse sellist asja? Oluline teema, sellepärast, et õpetatakse, meil on digipädevused on üks siis üldpädevustest alates 2024. aastast, kui ma ei eksi, või 2024, ma arvan, tuli siis kohustuslikuna Eesti haridussüsteemis riiklikus õppekavas. Lisaks meil on gümnaasiumis on ka meediaõpetuse teemablokk on läbiv ja kohustuslik ja gümnaasiumis üleüldiselt on juba varem ka olnud siis meediaharidus või meediaõpetus kohustuslik. Aga siin on nüüd see koht, kus igal koolil on ikkagi
siis võimalus otsustada, kuidas seda rakendada ja kuidas õpetada siis edasi anda meediaharidust lastele ja noortele. Mis tähendab seda, et kuivõrd meil on see kohustuslik osa riiklikust õppekavast, siis see, kuidas need teadmised päriselt jõuavad noorteni, oleneb täielikult koolist. Me ei tea täpselt, mis see katvus nii-öelda on nende teemadega ja kui palju need teemad jõuavad noorteni igas koolis. Ja see kõik oleneb õpetajast, see kõik oleneb sellest, kuivõrd õpetaja on ise nendest teemadest teadlik, oleneb koolist, kooli ressurssidest, kas nad saavad võtta endale eraldi meediaõpetaja tööle või mitte. Mina ise olen väikesest maakohast, kus kohe kindlasti ei olnud võimalust võtta meediaõpetajat tööle. Ja seega see tähendab, et mina näiteks taaskord ei saanud mingit meediaõpetuse teadmisi enda koolitee jooksul. Ja tänaseni ongi täpselt nii, et kõik lihtsalt oleneb koolist endast. Mis soovitusi sa annaksid noorele inimesele, kes tunneb tänu sellele sotsiaalmeedia feedile ja ka negatiivsetele uudistele ärevust, mille ühiskonnas on seda ärevust praegusel ajal eriti, et kuidas selle ärevusega toime tulla? Nüüd oleneb, millist tüüpi inimene see noor on. Kas ühest küljest võib-olla on kasulik võtta paus ja mitte käia sotsiaalmeedias korraks või väga teadlikult vaadata ainult sellist sisu, mis on puhtalt meelelahutuslik. Ma tean, et see võib olla keeruline, sul võib olla keeruline seda leida, eriti soovitusalgoritmid, kui sa oled poliitika teemades sees, siis nad sulle tõenäoliselt soovitavad ka neid videoid või postitusi, aga sa saad võib-olla otsida endale siis meelepäraseid videoid ja võtta korraks lihtsalt pausi sellest kõigest ja see on täiesti okei ja vajalik ja oluline. Kui sa oled aga pigem seda tüüpi inimene, kes saab seda rahutunnet sellest, kui sa tunned, et sa oled midagi ära teinud ja sa oled kuidagi panustanud sellesse, et olukord muutuks paremaks, nii palju kui võimalik. Siis näiteks mikrosekkumised on üks asi, mida teha. Mikrosekkumised on siis sotsiaalmeedias sellised väikesed teod, mida igaüks saab teha, et inforuumi natuke korrastatumaks muuta. Kas üks variant oleks näiteks kommentaariumisse minna ja öelda, et ei, päris nii ei ole. See on variant, aga tee seda ainult siis, kui sa oled teemas tõesti kindel, sa oled kindel selles, kui palju sa tead sellest teemast ja sa oled kindel ka selles, et sa suudad jääda rahulikuks, sellepärast et ei ole kunagi mõtet minna kommentaaridesse ja hakata seal mõne velloga vaidlema ja minna väga isiklikule tasandile, sest et see ei aita mitte kedagi lõpuks. Ehk siis, kui sa suudad jääda rahulikuks, sa tead sellest teemast palju ja sa soovid minna kommentaaridesse kellelegi ütlema, et tema arvamus ei põhine faktidel, siis absoluutselt tee seda, see on väga, väga hea viis, kuidas mikrosekkumistesse panustada või kuidas neid teha. Aga muidugi raporteerimine lihtsalt, selline nii-öelda nähtamatu kuskil kardinate taga tehtud töö, mis on väga oluline, raporteerimine, laigi sisu ja ma ei tea, jaga ja kommenteeri ise sellist sisu, mis on faktipõhine ja mis võiks rohkem levida ja mis võiks inimesteni jõuda. Kui räägida raporteerimisest, siis tihti me tunneme, mis mu bakalaureuse tööst ka näiteks välja tuli, kui ma intervjueerisin noori, siis nad ikkagi tõid välja, et nad tunnevad, et isegi kui nad üritavad raporteerida midagi, siis alati see ei tööta. Aga mida saab siis teha, on see, et sa küll raporteerid seda videot, aga sa võid vaadata ka kommentaaridesse ja kui keegi on juba kommenteerinud, et kuule, see video ei vasta tõele ja siin on nagu mingi info on ikka väga vale, siis laigi ka neid kommentaare või vasta nendele kommentaaridele, sest ka kommentaaridel on oma algoritm ja algoritm siis tõstab need kommentaarid ülespoole ja kui raporteerimine ei tööta, seda videot maha ei võeta, siis loodetavasti inimene läheb, vaatab neid kommentaare ja ta näeb esimeste seas vähemalt seda kommentaari, mis paneb kahtluse või seab kahtluse alla siis selle info, mida sealt videost võib saada. Ehk siis sellised igapäevaselt tehtavad teod on väga olulised tegelikult ja võib-olla võivad ka sellisel äreval ajal tuua seda rahutunnet, et ma olen midagi ära teinud ja ma olen panustanud sellesse, et inforuum oleks korralikum. Gretel Johansoo, suur aitäh sulle, et meile saatesse rääkima tulid. Aitäh!
Lõpetage volikogus joomine. Minu ei ole Anvar Salmas. ja meie plaan on nüüd minna ei tea Euroopasse. Venemaa alustas täna varahommikul sõda Ukrainas. ma ei kommenteeri. Kõige ehtsam luppe. Rahvusringhääling kahjustab Eestile mainet. Meediapala.